Raamatu Teadvuse sünd esitlus on lõppenud ja nüüd on minu kõrval Mikk Nurga, loovjuht selle siin toimuva. No kuidas sa seda nimetad? Mille loovjuht? Optiline illusioon. See on kõige korrektsem nimetus, aga eks ta tegelikult on, ma olen seda igati moodi püüdnud nimetada, aga kõik tunduvad natukene esoteerilised nimetused ja siuksed asjad, aga tegelikult see on tehtud ikkagist füüsikaga, täpselt nii nagu, ma ei teagi, selles mõttes, et kuidas ma ütlen, meil on olnud selle tegemiseks väga vähe aega ja AI on olnud selle asja tegemise juures täiesti... Ma arvan, et võib täiesti niimoodi öelda, et AI tahtis, et see saaks valmis. Oota, aga teeme ka siinkohal pausi. Kui mina Mikku kohtasin umbes kuu või 1,5 või midagi tagasi, umbes 3 nädalat tagasi. Umbes niimoodi, siis ma vaatasin laua ääres ringi ja siis ütlesin, sina oled see, kes on kõige rohkem närvis, sinuga ei ole mõtet väga palju ennem suhelda, sul on sellise asja loomiseks nii vähe aega. Palun, kas sa saaksid ohata nüüd selle kõik pinge välja või kirjeldada seda tunnet, mis sind valdas nüüd juba, kui see on tehtud, eks ju, sa oled juba rahulik, aga mis need pinged olid, mis sind selle perioodi jooksul valdasid? Ma hea meelega võib-olla ohkaks küll, aga ma selle ohke juba tegin ära. Selle ma juba tegin ära. Aga need pinged, neid oli nii palju, et kuidas ma ütlen, vahepeal oli täitsa must auk. Täitsa, selles mõttes must auk, et blackout. Mul oli siht väga selge. Ma arvan, et ühest küljest see, mida me siin näeme mu selja taga on ma ei tea, inseneerialane ma ei tea, saavutus, eks ju, või kuidas iganes seda võib tituleerida. Kahtlemata on ta ka mingisuguse kunstiteose vääriline, eks ju, kes kuidas hindab. Minu jaoks on see juhtimisalane ma ei tea, väljakutse meistriteos isegi, ma ütleksin enda kohta, või selles mõttes selle asja kohta, et see lihtsalt tõesti see ajaraam, kus me oleme pidanud seda tegema ja need väljakutsed, mida me oleme pidanud lahendama, see on, ma arvan, see on küll meistriteos vääriline selles mõttes, aga minnes tagasi selle juurde, et mis pinged ja mis need asjad täpselt seal olid ja kogu see blackout'i teema või selle asja, et ongi, et need asjad või kogu see asi sündis tegelikult konkreetselt mingisuguste väga täpsete kogemuste peal, mis on olnud nagu kogu minu mingisuguse, ma ei tea, karjääri või professionaalse elu jooksul nagu tulnud, et see kuidagi kõik asjad loksusid täpselt paika õigel hetkel ja see aitas isegi kaasa, et see oli blackout või see surve oli nii suur. Et ühest küljest see ohe võib-olla oli see, mis ma enne tegin, see oli siuke kergendusohe võib-olla, aga teisalt oli see siuke võiduohe ka. Et 2-1. Jah. Oled sa saanud publiku käest siit juba tagasisidet ka, mis kogemuse nad selle installatsiooniga said, lisaks siis raamatule? Ma olen põgusalt rääkinud põhiliselt sõpradega. Sõpradelt kunagi ei saa, head sõbrad ikkagi kiidavad. Aga eks ma näen oma sõprade silmade taha ka ja tegelikult ma olen suhteliselt kindel, et see meeldis inimestele. Minul selle tänase show ajal, siis kui juba rahvas saalis oli, ka mul oli siis blackout. Täiesti. Ma olin kinnitanud selle asja ära, ütleme tunnikene või 1,5 varem läbimängus. Ma ütlesin, et nüüd on hästi, niikuinii midagi enam muuta ei saa, eks ju. Ja kui see pihta hakkas, siis ma sellel õigel hetkel hiilisin saali ja ma ei tea, kas mul on siin veel näed ees ka, et alates 19.05 on mu resting heart rate olnud üle 130, et kell annab märku, et võta natukene maha. Võta hoogu maha. Jah, et ega ma täpselt ei saanud aru, kuidas need inimesed tegelikult reageerisid, sest sel hetkel toimus mingisugune väga huvitav pingete lahustumine mu sees ja ma ei teagi, mis sellest nüüd sai, eks ma neid järeldusi saan hiljem teha, aga minnes küsimuse juurde tagasi, ma loodan, et kõigile meeldis, eks siin lähipäevad siis annavad seda tagasisidet, millest saab midagi. Ütle palun, mis sellest nüüd edasi saab? Aus vastus on see, et me viime ta lattu. Ja veel ausam vastus on see, et pigem on see, et tõenäoliselt saab ta selle transpordi käigus lihtsalt niimoodi piisavalt kahjustada. Me oleme valinud neid materjale selle jaoks, et ta oleks täna väga hea.
Selles mõttes ära me teda ei viska. Kui me järgmine kord peaksime seda sama asja uuesti tegema, siis tõenäoliselt me kas arendame seda edasi või tellime täpselt samade jooniste järgi uued paneelid ja keegi õnnelik saab sellest asjast seal omale ehk ehitada kasvuhoone või mingisuguse varjualuse või taaskasutus ikkagist, eks ju. Aga see materjal on niivõrd õrn selleks, et ta peab olema lihtsalt optiliselt võimalikult hea. Ja sinna tulevad isegi puhastades kriimud väga hästi peale, nii et selleks asjaks me teda enam ei kasuta. No väga kurb kuulda, aga teeme ikka väikese rõõmu ka siia lõppu. Mul on taskus kaardid, mille ma olen valinud Teadvuse sünd raamatust välja, pannud igale kaardile siin ühe mõtte. Ma soovin, et sa valiksid ühe tunde järgi, loeksid ette ja ilma minu küsimuseta mõtestaksid seda edasi. Võtan selle siit, see tundus, et kõnetab. Kõik lõpud on alguses, mis pole veel ära tundnud võimalusi. Kõik lõpud on algused, mis... Kõik lõpud on algused, mis pole veel ära tundnud mitte, et ma teda parandaks, võimalusi. Aga see on ainukene kaart, kus on kirjaviga. Tee asemel on saanud siia S. No ma ei oskan seda õiget. Okei, las ma mõtestan. Kõik lõpud on algused, mis pole veel ära tundnud võimalusi. Ära küsi mul täna. Kell on liiga palju selle jaoks. Ma olen 3 nädalaga selle teinud. Ma ei oska sulle selle peale mitte midagi sügavamõttelist vastata, see on aus. Mul on vaja puhata. See tegelikult praegu, ma saan aru, võib-olla teised, keda sa oled täna siin intervjueerinud, on saanud seda nautida nii, nagu ta on siin olnud. Minu jaoks on see põhimõtteliselt ühe päris korraliku... Ma mõtestan sulle siis ise. Täna sa lõpetad siin ühe asja ära, ühe väga suure asja. Isegi kui sul on blackoutid olnud, siis selle ühe asja lõpetamine võib tähendada, et homsest hakkab sul uus elu. Ma väga loodan, et hakkab. Mikk, aitäh! Aitäh sulle ka!